Kas teil on raskusi tabada vastast Counter-Strike'is? Teie kuidagi ei suuda võtta oma sokid ja visata koridori, et tuba ei haiseks. Rõve haiseb. Kui te ärkate äratuskellast ja te tahate selle ära lõhkuda haamriga, aga selle asemel lõhute enda lootused ja unistused. No juhtub. Tervist rahvas minu keldrist, teiega on siin naaber üle tee. Teie töö on nüüd kuulata mind hoolega. Selleks, et olla täpne, on vajalik palju teada ja osata. Samuti selle jaoks ma töötasin teile välja eksklusiivsed harjutused lifehackidele, et oleks teie sihik okei. Kohe tuleme põhiasja juurde, geimerid. Vabandust, täpsemini CS:ko-lased. Nagu te teate, on CS:kos väga oluline täpsus. Oskus lasta pähe. Peamiseks ülesandeks on sihtida pähe ja samuti lasta läbi pea. Sõdurid muidugi soovitavad lasta keha üleosa, et vähemalt kuhugile pihta saada. Ja nagu alati, ilma kahtluseta nende sihikuks jääb vastaste nokku. See on täielik pask. Et olla edukas, pead laskma neile pähe. Vaatame, kui suur vahe selles on. Kohe te näete, kuidas AK-47 laseb neile nokusse. Aga see on täpsus laskmine neile pähe. Efektiivsust on näha kohe, aga kuidas siiski õppida lasta pähe, sest selle jaoks on vaja tarkust ja kogemusi. Ärge muretsege, selle jaoks ma valmistasin teile töötavad lifehacks. Osu, see on mäng, kus sa pead täppima teatud ringikese muusikarütmis. Siin on uskumatult palju režiime ja laule sinu tujule, aga väga head harjutused laskmiseks pähe. Soovitan üle minna raskematele ja kiirematele mäppidele. Hinnake, kui hästi ma mängin ühte enda lemmikutest mäppidest. I broke up with my ex-girl. Here's the number. Fight! That's the wrong number! Hämmastavaks ole. Tegelikult see päris hea võimalus tõsta enda taset CS:kos ja teistes piu-piu mängudes. Te peate sellist tüüpi inimene olema, kes teeb seda. Selline inimene täpib siin sekundiga ära. Nii et mängige seda. Samuti see arendab rütmitaju. Dance floor. Lifehacks. Paljud inimesed, kes kasutavad Steam'i, ei tea sellisest asjast nagu workshop. Ja see on lihtsalt kurb. Workshopis CS:kos on väga palju erinevaid mäppe, kaasa arvatud palju treenitavaid mäppe. Nagu näiteks see, siin võib end tunda nagu tiiris. Nagu nii mingisugune Ivanuška küsib. Aga miks ei võiks harjutada enda skilli lihtsalt mängides? Kui mul seda vaja on? Saa aru, Ivanuška, isegi kui sul on pohhui, et sinuga mängivad elusad inimesed. Nii või naa, enamus ajas sa ei lase. Sa lebad surnuna ja ootad viimast raundi. See pole üldse efektiivne viis rank-upi saada. Aga tegelikult, kui sa kused ja ikkagist tabad Lifehacks. Aga kui sa oled tegelikult nõrk elutu isik, siis mis sa mu kanalile unustasid? No praktiliselt, kuidas öeldakse, tahad elada päris elu, siis mul on ka teile üks uskumatu lifehack. Kõike, mis teil on vaja, on 2 muna külmkapist. Valime kodust läbikäijat ja see meetod treenib kõige paremini teie sihtimist. Kasutades seda meetodit saate te ilma probleemita vähem kui nädalaga endale räägiks Global Debiil. Mees, sa ju tead, kui sa tuled minu kanalile, siis sa saad alati hea doosi õpetlevat content. Ja kui sa saad doose, siis mine ravile väike pedakas. Yo, I ain't here for the money.